Täna on jälle pika ja esimene päev, kus Peili on jälle lasteaiast tagasi. Nüüd kõik tekikotid lendavad 20 sekundiga tekkidele peale. Ma sain küüntes käidud. Käisin H&M-is, Pepkos, Lidlis. Meil oli siin vahepeal mitu arsti aega. Nii naistearst ja geneetiku vastuvõtt ja viljatusarsti vastuvõtt. Kas see on miski, mis teid üldse huvitab? Ja mu hommik algas juba suure failiga, sest ma filmisin juba paar klippi ära ja siis avastasin, et mu mikrofon ei olnud kaamera külge ühendatud ja mu juttu praktiliselt polnud kuulda. Nii et siin ma olen filmimas teile kõike uuesti. Peili oli siis päris pikalt haige ja tõbine ja me ootasime seekord hästi pikalt, et uuesti tagasi lasteaeda minna. 3 nädalat vist ei käinud üldse. Ja ma loodan, et ta magab täna lasteaias ilusti. Ma ei hakka täna kuskile kodust väga kaugemale minema. Et juhuks, kui nad helistavad, et ma pean järgi minema, siis ma saan järgi minna. Kuigi mul selle varbaga hetkel on nagu on. Ja bussiga minek on suht jube, aga eks ma saan hakkama. Nii et täna on siis plaan teha siin kodus veits kodukorda. Midagi hullu pole, lihtsalt sellised tavapärased toimetused, et pesusid pesta, nõudmasinasse panna põrandad, nii edasi. Peilil juhtus õige pissiõnnetus ka öösel. Nii et üks masina täis on juba praegu ära pesnud ennast, panin ta teki kohe kõigepealt, sest tekk sai ka natuke kokku. Ja nüüd panen teised voodipesud ka järgi, et peaasi, et see tekk nagu õhtuks ära kuivab, siis ta saaks ikkagi tekiga magada. Loodan, et see kuivab. Aga ma suundun praegu üldse pesema. Juuksed on päris mustad, ma ei tea, kas siit on näha. Aga ma pesin pead nädal aega tagasi. Peaaegu nädalal. Tegelikult ma pesin eelmisel reedel, täna on kolmapäev. Päris nädal ei ole, aga ma kasutan praegu võimalust, kui ma üksi olen. Ja käin pesemas ära. Ja siis hakkan siin vaikselt toimetama. Tegin oma varbale just uue lahase, sest eelmine läks ilmselgelt märjaks. See valutab jõhkralt, sest ma suutsin pannis libiseda. Aga tegin endale hetkel lõunasöögi. Tegin omale 2 võikut, millest ma juba olen peaaegu ära söönud. Ja meil oli külmkapis tatraputru ja hakliakastet jääki eilsest üleeilsest. Et ma segasin need lihtsalt kokku. Ei ole küll mingi kõige glamuursem lõunasöök, aga maitseb hästi, kõht saab täis. Tegin endale ühe tee ka ja vaatan nüüd Grey Anatomiat. See on nüüd üks väga imelik nurk, kus ma filmin, aga me oleme hetkel Peili toas, Peili voodis ja tal juhtus täna väike pissiõnnetus. Kaamera on räigelt üle valgustatud, ma ei tea, mis toimub, väga kahtlane. Aga ma nüüd panen talle uued voodipesud. Ma pesin ta teki hommikul ära, sest et ta tekk sai ka pissiseks, nagu mitte siis ainult tekikott, aga tekk seest ka sai ühest nurgast pihta. Jälle on kaamera üle valgustatud, kas see on miinus või? Ma ei tea. Ühesõnaga, tekk õnneks kuivas väga ruttu, nii et kes eelmist videot vaatas, siis teab, et me ostsime IKEA-st 2 paari voodipesusid ja tundub, et võib-olla tasub igaks juhuks 3. ka osta. Seal on üks täiega nõinu kilpkonnadega, mis mulle meeldis. Äkki ma tellin selle juurde. Sest õnnetusi ikka juhtub. Tal pole küll väga ammu juhtunud, aga mis oli ikka? 2-aastane on 2-aastane, juhtub ka parimatel. Nii et ma vahetan ta voodipesud nüüd ära. Ma ei tea, kas meid üldse niimoodi kuulda on, kui ma teiega tagurpidi räägin, aga pesin täna oma pea ära ja ma panin endale kogemata 2 korda rohkem juuksevahtu, kui ma oleks pidanud panema. Mis tähendab, et mu juuksed said liiga palju toodet ja on selle võrra nagu rohkem sellised flat, ütleme selle kohta. Ja kui ma avastasin, et ma olen liiga palju vahtu pannud, siis ma üritasin lihtsalt nagu veega seda vahtu välja scrunchida. Haige varbaga voodipesude vahetamine pole üldse nii lihtne, kui tundub. Iga samm on piin. Mul on varvas jälle nii siniseks läinud ja kõndimine on nii valus. Aga ei ole, ma pean tehtud saama. Aga tekk kuivas ära. Tekk on täiesti kuiv.
ja need voodipesud on mul juba ka läbi pestud. Nii et nüüd tal läheb siis selline südametega. Lasime tal mõlemad ise valida ja see on huvitav, et ta valis mõlemad just südametega. Ei tea. Samas tal on siia kummuti peale ka kleebitud hunnik südameid, nagu ta ise tahtis. Nii et äkki talle lihtsalt meeldivad südamed. I don't know. Täiega lambine ebaoluline teema, aga tahtsin lihtsalt jagada, kuidas mina panen tekikotti ümber. Sest ma tean, et kõik ei tee nii, aga kui ma kunagi töötasin hotellis toateenija abina, siis meile õpetati, et keera see tekikott nagu pahupidi. See on see nagu õige pool, et siis keera see tekikott täiesti nagu pahupidi, et oleks sul tagurpidi. Ja siis, mida me saame teha, on panna käed siia sisse, nendesse otstesse, ülemistesse otstesse ja võtta tekist nagu nendega kinni. One moment, please. Ja mis ma siis teen? Võtsin tekist kinni, keeran lihtsalt pahupidi kõik ja mul on valmis. Ongi pandud, nii lihtne ongi. Et ma vanasti tegin alati niimoodi, et tekikott oli, keerasin ilusti õiget pidi, onju, ja siis võtsid need tekinurgad ja hakkasid sinna tekikotti sisse toppima. Lihtsalt toppisid, kuni see jõudsid üles välja. Ja see oli nii töötu. Ja siis ma sain teada, et siuke häkk eksisteerib ja nüüd kõik tekikotid lendavad 20 sekundiga tekkidele peale. Nii et ma ei tea, äkki on kellelegi kasuks. Aga siuke väike häkk siis minu poolt. Ja voodi saigi valmis. Panin ta selle tuiduka ka siia. Tal on 3 tuidu nii-öelda kaisukat. Tal on jänku, tal on üks mõmmi, siis tal on dinosaurus. Aga mõmmi ja dinosaurus on temaga praegu lasteaias. Õhtul lisanduvad nemad ka, aga siuke voodi on muidu peilil. See on eritellimusena tellitud kunagi paar aastat tagasi. Me saime selle tol hetkel ülisoodsalt. Ja seal on siis auk ka, et kui ta kunagi saab suuremaks, siis me keerame selle väljapoole. Ja saame alati näiteks jalad maha lõigata, et sellest teha nii-öelda maapealne voodi. Et meil on sellega palju variante, aga praegu jah, kunagi kui me tellisime, tahtsime, et oleks kõrgete võredega, et ta ei saaks siit maha nagu alla kukkuda, sest me hakkasime seda kasutama siis, kui ta 6-kuuseks sai. Nii et selline voodi. Mõnus pesa, võiks isegi siin magada. Ja siin on siis meie elutoa situatsioon, mitte midagi hullu pole. Ma pean lihtsalt ära koristama seda rongitee. Mul on põlvili muidugi hästi raske olla, aga saan hakkama. Ja me sõime täna hommikusööki elutoas. Ta sõi krõpinaid piimaga ja ma ei ole seda veel ära koristanud. Nii et ma panen siin ka paar asja oma kohale, vankri lükkan ära. Meil on siin mõned üksikud asjad lihtsalt. Et elutoaga nagu pole vaja väga palju midagi teha. Ma arvan, et see kõige lihtsam töö rongid, sest see ei ole mitte midagi keerulist. Võtab mul ilmselt kõige kauem aega lihtsalt sellepärast, et ma selle varbaga ei saa hästi olla põlvili ja maas. Nii et see saab tore olema. Hello, käes on järgmine päev ja vahepeal on igast asju toimunud. Näiteks ma käisin eile kinos täna hommikul. Võib-olla see veits reedab. Oli meil geneetiku vastuvõtt ja me saime hunniku verd anda. Aga sellest kõigest varsti lähemalt. Praegu tulin just nii-öelda linna pealt tagasi ja käisin H&M-is, Pepkos ja kotid on mega rasked Lidlis. Kalvad räigelt palju. Ja absoluutselt ei tea, kas teid huvitab, aga ma näitan, mis ma sain. Ja ma alustan Pepkost ja H&M-ist. Ma käisin siis põhiliselt Peilile pidžaamasid otsimas ja õnneks mõlemaga sain. Ja Peilil olid ühed sussid, mille ta eelmistel jõuludel siis loosipakist sai. Ja kui need sussid jäid talle väikseks ja nüüd ta oli täiega kurb. Ja ma lubasin, et me ostame talle uued sussid, nii et ma käisin just Pepkos ostmas. Need maksid 5 eurot, võtsin 24-25 suuruse. Ja need on siuksed jänkusussid, siuke nunnu.
näguvurrud ja kõrvad, mis käivad siis edasi-tagasi. Nii et ma loodan, et need lähevad talle ilusti jalga. On mõnnad ja pehmed, nii et siuksed jänkusokid ta siis, jänkusussid ta siis täna endale saab. Loodan, et talle meeldivad need. Ja Pepkost sain siis ka ühe pidžaama. Pepkos on kusjuures paremad suurused kui H&M-is. See on 92-98. Samas suuruses on tal üks pidžaama veel Pepkost, mis on Blue'i oma. See on Gabby's Dollhouse'i oma. Siin on siis särk ja sellised püksid. Ja ma tean, et see suurus läheb talle selga, sest et see Blue'i oma, mis tal on samasugune, läheb talle ideaalselt selga. Nii et ma olen väga õnnelik, et ma selle sain. See Gabby's Dollhouse on tema üks siuke lemmikmultikas. Ma seda liiga tihti ei vaata, aga ta hullult fännab seda. Et sealt sain selle, see oli vist 7 eurot. Ja ülejäänud 2 pidžaamat ma võtsin siis H&M-ist, aga seal kõige väiksemad suurused olid 98-104, mis on siis tehniliselt 2-4 aastat. Ehk siis, no särgid ma olen kindel, et vahet ei ole. Särg kindlasti läheb, vahet ei ole, kui ta ka veits suurem on. Üks on siuke roosa südametega, aga probleem on pükstega. Peili on jube kõhn ja tal kukuvad hästi tihti püksid siit alla, sest et need tehakse nii laiad. Aga samas need ei tundu väga laiad ja pikkus tundub ok, tal on suht pikad jalad, need isegi näevad veits liiga pikad välja. Aga no magades ei ole vahet. Oluline on lihtsalt see, et siit ei oleks liiga laiad, et need tal alla ei kukuks. Nii et pärast proovime selga, kui ta lasteaiast koju tuleb. Tal praegu ongi siis ainult see Blue'i pidžaama, mis on tal siis lasteaias kogu aeg. Vahepeal käib kodus pesu, siis saab uuesti lasteaeda. Aga ma mõtlesin, et ma ostan talle 3 juurde, et meil jäävad siis 2 koju. Ja siis meil on vähemalt nagu varuga olemas, et kui lasteaias mingi pissiõnnetus juhtub või kui nädala sees on vaja seda pesta, mis iganes, et meil on rohkem kui 1 pidžaama. Ja H&M-ist võtsin siis teise pidžaama Minni oma, Minnihiir. Ja suht sarnases stiilis. Siuke selline muster. Siin on lihtsalt mingid need satsikesed õlgadel ja ta oli vist 5 eurot kallim ka. Ja no ainuke erinevus on see, et siin on need nagu alumised sääred nagu ühesõnaga veits kvaliteetsem, aga ma valisin nagu rohkem mustrite järgi, et mis talle meeldida võiks. Kuna südamed on teemas, siis südametega ja Minni on talle ka meeldinud, nii et Minni tundus siuke turvaline valik. Elsa omasid oli ka valikus, aga Elsal ei olnud õiget suurust, nii et Elsa oma jäi seekord ostmata. Ja ma haarasin H&M-ist ühed nii-öelda teksapüksid, ametlikud siis nagu leggings. Talle ka, need on ta esimesed nii-öelda teksamoodi püksid. Ja need ma võtsin 92 suuruses, sest mul olid poes peiliretuusid kaasas. Ja ma mõõtsin nende järgi vöö kohta, et kas talle lähevad või mitte. Ja need tundusid sellised head kitsad nii-öelda, et nagu tõesti väga pisikesed. Ja pikkus tundus hea, et äkki lähevad. Ja kui ei lähe, siis ma väga loodan, et ma saan tšeki alusel vahetada. Saab tagastada 30 päeva ostutšeki ja hinnasildi alusel. Küsimustega pöörduge kõige teenindaja poole. Ehk, et isegi kui need on väiksed, siis ma saan nüüd vahetada number suurema vastu. Aga number suuremad olid siit ülevalt väga suured. Nii et see on siis H&M ja Pepko. Liikudes edasi Lidli juurde, ma ostsin nii toiduasju kui ka lihtsalt nii-öelda nagu asju, sest seal on täna uued tooted, täna neljapäev, kuigi ma vist sealt letist ei võtnudki midagi. Ühesõnaga, ma näitan, mis ma võtsin. Kogu ostukorv oli äkki 55 eurot. Üsna soodne. Ma tean, et valgus on veidi halb, aga üritame, sest kui ma selle tulepõlema panen, siis teine üldse mitte midagi. Aga ma võtsin siis meile nugasid juurde, sest et meil on kriis ja kõik on juba nii ära kulunud ja mitte lihtsalt see, et nad ei lõikaks enam, vaid nagu naateradel on nagu siuksed nagu täkked väljas, ehk et nad väga midagi ei lõika ja ma ei taha riskida ka, et need täkked sinna kuskile meile toidu sisse jäävad, need tükid, mis sealt ära on tulnud, nii et vahetame osad noad välja. Ma valisin mustad, kuigi seal oli samasuguseid pastellsetes toonides ka, aga meile siia kööki poleks väga vist sobinud. Siis ma võtsin kartulitärklist, sest mul on plaan õhtul teha ahjupataati ja kartulitärklisega jäävad need siuksed eriti krempsud. Siis 2 sellised lapid.
Ma olen need enne ka kasutanud, aga need hakkasid veidi otsa saama, nii et ma võtsin natuke juurde. Mul on tunne, et mul saab kaamera kohe tühjaks. Vaatame, kaua see kestab. Kui see saab tühjaks, siis ma lähen telefoni peale üle. Ja ma pean mulle uue aku tellima kaamerale. Ma tellin seda juba mitu kuud, aga unustan kogu aeg. Ma pean selle ära tellima. Leidsin siis sellised kohvikapslid ja kes mind teab, et ma ei joo kohvi. Aga ma joon ainult ühte kohvijooki. Seda rohelist, ma ei mäleta, mis firma oma kohvijooki, aga need maksavad nii palju, et me ostsime kohvimasina ja ma hakkan nüüd katsetama, kas ma saan äkki ise teha. Ja enne kui te ütlete, et jaa, kapslid on keskkonnale halvad ja bla 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 bla. Ma joo seda iga päev, ma joon seda harva ja ma ei tahtnud endale siia seda suurt käpaga kohvimasinat. Nii et see mõni kapsel nädalas ei ole üldse nii hull midagi. Nii et ma hakkan nendega siis katsetama. Ma võtsin espresso, sest et see tuleb hästi vähe ja siis ma saan panna hästi palju piima peale ja äkki see õnnestub. Edasi seemeneteta viinamarjad, salatisegu, 2 suurt bataati, millest teha bataadifriikaid, 1 porgand, 2 kurki, 2 tomatid, mulle 1 lõhe, täiesti tavaline ilma lisanditeta lõhefilee, sest et keegi teine ei söö lõhet. Peilile ei maitse lõhe ja minule ei maitse lõhe. Nii et vahest, kui mul tuleb lõhe isu, siis ma ostan endale lihtsalt siukse, ma ei tea, miks see siit välja ei tule, aga ostan endale lihtsalt siukse pisikese lõhe, mis on mulle siis täpselt piisav kogus, sest ma ei hakka endale kilode viisi neid suuri lõhetükke koju, sest ma ei neid sügav külmutama. Liiga keeruline. Maisi. Proovin esimest korda Lidli kodujuustu hapukoorega. Ma ei ole seda kunagi proovinud. Siis ma võtsin keedupeeti. Ma tean, täiega imelik, kas pole. Aga ma ei mäleta, millal ma siin niimoodi keedupeeti. Ma nägin üks päev, et Peilil lasteaias, või kui ma seal töötasin üks hetk, siis neile pakuti toidu kõrvale seda, teate seda nii-öelda nagu peedisalat, et ongi lihtsalt nagu riivitud peet. Ja mul tulid siuksed nagu mälestused, kui koolis veel seda pakuti. Ja siis ma täna nägin seda, ma mõtlesin, et tavai, ma ostan. Ma ostan kohe juba keedetud peedi, ma ei pea hakkama siin ise midagi vaaritama. Ja nämm, lihtsalt nämm. Siis ma võtsin mustikaid, 2 sidrunhapet ja 2 söögisoodat. Sest ma nägin kuskil Instagramis, keegi ükskord jagas, et nendega on hea pesumasinat seest vahetevahel puhastada. Ja ma mõtlesin, et ma katsetan seda häkki. Ma pean selle nüüd oma seivitud videotest üles otsima. Aga ta kasutas ka konkreetselt neid Lidli omasid, sest nendega on hea lihtne. Nad on juba nagu õiges koguses, on ju. Et sa paned selle ühe, nagu ma aru saan, sa paned selle teise ja panedki vist masina mingi tööle, paned äkki ratikuga sisse. Ma pole päris kindel, aga et ma mõtlesin, ma proovin, need hakkasid mulle silma. Peas käis lihtsalt mingi tuluke ja võtsin, et maksid niikuinii mingid sente, nii et pole hullu. Ma võtsin lihtsalt võid, meil sai täna või otsa hommikul. Võtsin endale ühe Red Bulli ja nüüd viimased asjad on siis nii-öelda kodu asjad. Võtsin noahoidja. Meil on siin taga üks, paistab noahoidja, aga sinna mahu kõik meie noad ära. Ma mõtlesin, ma võtan selle juurde. Et ma võtame 2, ma tean, et see võib-olla näeb imelik välja, aga meil ei ole neid suuri nugasid väga kuskile mujale panna. Nii et võtsin sellise halli. Siis ma võtsin 2 lõhnaküünalt. Esimene on selline, need on räigelt rasked ja hästi ilusa välimusega, mulle meeldib. Need on nagu see, kus see taht on, vaadake nagu selline pikk, ma kujutan ette, et see on ülinunnu. Aga siin on juba igasugused hüüumärgid ja asjad, et enne igat põletamist veendu, et see ei oleks sul üle 2-3 mm pikk. See on siis vanilli ja meresoola lõhnaline. Lõhnab üli hästi, ma seda meresoola väga ei tunne. Ma tunnen pigem lihtsalt vanilli lõhnalist. Ja see põleb siis, peaks põlema 43 tundi, mis on päris pikk aeg. Ja seda sama küünalt oli ka ümmargust, aga nelinurkne tundus kuidagi coolim, sest mul ümmargusi küünlaid, mul on kõik ümmargused küünlad. Ma mõtlesin, ma võtan ühe sellise, läheb siis meil ilmselt kööki või elutuppa. Ma tean köögis küünal, whatever on ju.
aga kui ma vahest siin hommikuti või õhtuti üksi istun, see küünla põletamine on nii mõnus. Ma olen hull küünlafänn, küünlaid pole kunagi liiga palju, nii kaua kuni nad on hea lõhnaga. Ja siis ma võtsin teise küünla ka. Mulle see kuju üldse ei meeldi, see ovaal ei ole kuidagi üldse minu teema. Ma oleks tahtnud selle sama lõhnaga ringikujulist või nelinurkset, aga oli ainult sellist. Ja ma võtsin sellepärast, et see lõhn on imeline. Mul ei ole sõnu selle lõhna jaoks. See on Berry Dream ehk siis mingisugune marjaunistus. See lõhnab nii hästi. Ma soovin, et te saaksite läbi ekraani nuusutada seda lõhna. Imeline. Ja siin on ka need samad hoiatused asjad kaasas. See küünlavaha on, ma vaatan, päris kõrgel nagu, et kui te siit vaatate, et siin on see taht, on ju, siit pole väga näheki külje pealt, et see küünlavaha on nagu niimoodi kolmnurka pidi siia üles välja. Ma loodan, et see kuidagi midagi halba ei tee. Aga teine küünal on siis selline ja ma just kaotasin selle kaane ära. Leidsin. See on see, mis ma Lidlist sain. Nii et ma arvan, et mul on kogu köögilaud asju täis ja hind läks kokku 50 eurot, siis see on fair enough. Ma nüüd panen nüüd kõik asjad oma kohale ära. The next day. Tere hommikust, ma jõudsin nüüd just tuppa tagasi. Kell on, ma pakun umbes 9:30. Ma viisin Peili just lasteaeda, jalutasin koera ära ja tahtsin kaamera kätte võtta filmida ja kaamera on tühi. Jälle, ma just laadisin seda eile ja see aku on omadega täiesti surnud. Et ma panen täna kiiremas korras uue aku leidma. Aga ma hakkan nüüd hommikusööki sööma. Ma lähen varsti küüntesse. Mu küüned on disastrous, need vajavad a little love and a little care. Nii et ma pean, mul on 10:30 aeg kesklinnas, seega ma pean siit natuke 10 läbi väljuma, nii et mul on aega, et süüa. Ja ma mõtlesin, et ma proovin endale nüüd nende kapslitega kohvi teha. Ja ma ei tea, kuidas see õnnestub, nii et vaatame seda asja. Ma arvan, et ma teen endale siia tassi, sest et siia mahub palju piima, kui peaks vaja olema. Sest siit tegelikult tuleb ainult 35 milliliitrit seda kohvi, mis on väga vähe. Aga espresso intenso, nii et see tundub. Intensiivsus on 9:13, seega ma usun, et see on päris kange ja mina ju ei joo kohvi. Nii et ma üritan siis midagi teha. Ma mõtlen selle peale ka, ma panen selle masina peale, et sellel masinal on nagu 2 funktsiooni. Ma saan valida, kas ma lasen seda jooki kuumalt või ma lasen seda jooki külmalt. Ja kuna ma tahan teha jääkohvi, sest kuum on siis ma mõtlen, kas ma peaksin seda jooki nagu laskma külmalt või kuumalt, on ju. Ma pean siia veel jääd ka panema. Aga minu mõttekäik on täpselt see, et kui ma lasen külmalt, siis see jook on ilmselt väga mõnus külm. Aga samas seda tuleb nii vähe, et ei ole vahet, kui ma lasen seda kuumalt. Ainuke erinevus on see, et kui ma lasen kuumalt, siis ma saan siia suhkru kohe sisse segada, sest et pärast jääkülmas vees see suhkur või jääkülmas piimas, see suhkur väga ei segune. Seega ma vist lasen kuumalt, siis segan suhkru sisse ja siis panen oma jääkuubikud ja külma piima. Ja loodan, et see töötab. Ma peaks minema poodi otsima, müüakse igasuguseid neid mingeid barista piimasid ja asju. Et äkki ma leian mingisuguse väikse nagu maitsega piima. Ja see võiks ju päris hea olla. Praegu mul on kasutada tavalist piima. Nii et issa ma ei tea, kas seda asju üldse kannatab kuuma või. See on mingi suvaline Pepka oma.
ma arvan, et me saame kohe teada. Täiega huvitav, et need on Lavazza omad ja ma olen päris kindel, et selle Lavazzal või Lavazza, mina ei tea üldse kutsud reklaamides, ma kuulen alati Lavazza. Neil on ju oma kohvimasinad ka sellel Lavazzal. Aga samas siin on kirjas, et ta on compatible selle Dolce Gusto masinaga. See on see, mis mul on. Seal on eilsed peedijäägid, ma pole jõudnud ära koristada. Et huvitav, et nad on teinud selle nagu, et saab kasutada Dolce Gusto masinatega ka. Aga whatever. See on ainult hea. Nii et paneme selle kapsli siia sisse. Ja seal oli vist üks. Ja noh, siit saab tegelikult valida, on ju. Kui ma ei eksi, ma ei ole kunagi valinud. No näe, et siit saab tegelikult ka seda külma jooki nii-öelda valikusse valida. Aga ma arvan, et teeme täna ikkagi kuumaga. Ja vaatame, kuidas toimib. Ma saan alati uue teha, sest et on suht suur tõenäosus, et ma valan selle joogi lihtsalt kraanikausist alla, kui see väga tuleb. Et proovime. See on väga riski business hetkel. Okei, ei, see on piisav. See lõhnab nagu väga julm kange kohv. Ossa issand, ma lähen täna akna lahti. See on kange. Okei, ma panin sinna selle suhkru ära, segasin ära. Üsna raskelt nagu läks segamini, seega ma arvan, et hea on, et ma selle kuumalt tegin, sest külmalt poleks ilmselt üldse segunenud. Ma panin siia nüüd 2 hiigelsuurt jääkuubikut. Miks just need hiigelsuured kuubikud? Need on üheselt ülisuured. No ma ei oska võrdlust tuua, aga need on suured. Ja miks ma panin suured? Miks ma panin, issand, kuhu ma mõte läks? Miks ma panin suured jääkuubikud? On see, et siis need sulavad aeglasemalt. Ja mu jook püsib kaua külmana. Ma ei teadnud, kui palju suhkrut panna, siis ma ei oska seda absoluutselt hinnata hetkel. Et ma panin 2,5 teelusikat. Ja ma panen nüüd lihtsalt piima peale, sest et I don't know what else to do. Nagu. Siin on see kohv siis hetkel. See jääkuupik veits tõstis seda kohvitaset nii-öelda, aga siin teda on tegelikult üpris vähe. Ma ei tea, andke, kui teil on mingeid soovitusi, ma ei tea, kas siin on mingeid selliseid inimesi nagu mina, kes ei armasta kohvi, aga armasta mõnda üksikut kohvijooki ja on leidnud mingisuguse toreda viisi, see üks jääkuupik on nii lähedalt ära sulanud põhjast, mingisuguse toreda viisi, kuidas teha mingit sellist kohvi, mis ei maitse nagu kohv väga, aga samas natuke maitseb ka. Ma tean, see on complicated, ma ei tea, kas panna veel piima. Selle, võib-olla see konkreetne kohv on liiga kange. Ja mul on vaja tavalist espressot, mis ei ole intenso, sest et see lõhnab retsilt selle nagu kange kohvi järgi. Ma isegi ei julge maitsta mitte. Ja ma alguses mõtlesin, ma võtan omale kõrre, aga ma juba istusin ja ma ei taha uuesti püsti tõusta. Nii et ma pean ilma kõrreta saama. Lõhnab ikka väga palju nagu kohv. Maitseb väga palju nagu kohv. Oi. Kohvil on nagu siuke hästi mõru maitse juures. Ja see mõru on see, mis mulle üldse ei meeldi. Mul on vaja sisuliselt hunnikus piima ja siuke nagu hint of coffee. Nagu väga siuke mõnus, magus, siuke kohvi väike maitse võiks nagu juures olla. See on see, mida ma nagu tahan saavutada. Ja see on praegu küll päris kohmine. Okei. Pole paha. Okei. Aga pole ikka nagu päris see. Aga pole nagu täiesti katastroof ka. Ja see tass, kui ma ei eksi, see klaas on äkki 600 midagi milliliitrit. See on räigelt suur. Siin on üle poole liitri. Üks minu ainuke mure on nüüd see, et kui ma vajan selle väikse kohvi kapslikese kohta nii palju piima, siis ma joo seda ära. Ja ma teen seda, see kohv tuli nagu kõige väiksema settinguga sealt välja.
number 1 peal, siis nagu 1 tulukesega, seega ma mõtlen, et äkki ma pean ostma ikkagi need tavalised ka, et sellel päeval, kui ma nagu tunnen, et ma ei jaksa üle poole liitri kohvi juua, et siis ma saan teha nagu väiksema koguse. Sest see on väga palju. Ma tavaliselt see üks kohvijook on mingi 200 midagi milliliitrit, millest on täiesti piisav. Ehk ma tean, et ma ei jaksa seda ära juua. Ja ma lihtsalt raiskan piima, ütleme siis nii. Aga whatever, ma nüüd hakkan sööma. Peilist sai hommikul natuke pannkooki alles ja ma lõikasin talle, ärge kukkuge palun, mustikaid vist panin pesin ja lõikasin viinamarju, nii et ma söön ta jäägid nüüd ära. Ja siis ma arvan, et ma peangi hakkama juba liikuma küüntesse. Mul ei ole isegi inspo-pilti veel valitud. Ja pärast näitan, mis saab ja siis räägime edasi. Jep, näeme varsti. Ma sain küüntes käidud. Peili hetkel tudub, tegelikult on juba järgmine päev. Ja ma tahtsin teile siis näidata. Mu küüned said sellised. Siit te peaksite disaini nägema. Vähemalt loodan, et te näete. Päike paistab täpselt peale. Väga sellise disainiga. Ainuke mure on see, et ta kasvatas need küüned hoopis teistmoodi. Ta kasutas kas mingit akrüülkeeli või ta tegi kuidagi teistmoodi niimoodi, et kui tavaliselt pannakse nagu teate see siuke plastik nagu julla siia alla, no mitte plastik, vaid siuke oh my god, te teate küll, pannakse sulle siis see asi küüne alla ja siis pannakse nagu seda keeli siia peale, aga tal oli mingid siuksed nagu küünepealsed, nagu küünekujulised nagu shape, issand, ühesõnaga, jah. Ja siis sinna peale, nagu sinna sisse ta siis pani seda keeli ja siis surus selle mulle nagu küüne peale niimoodi nagu pani nurga alla ja siis surus. Aga ta jättis selle nurga, kui ta peale pani nii kõrgeks, et mu küüned on nüüd niimoodi nagu taevasse ehitatud, et kui minu enda küüs nagu muidu kasvab nagu sirgelt, siis tema on ehitanud nagu veits niimoodi taevasse. See jääb nagu siuke kolmnurk, ma isegi ei oska seletada ja mul on nendega nii ebamugav. Ma ei saa nendega mitte midagi teha, sest et nagu naturaalne küüs ei kasva sellise kujuga niimoodi taevasse. Nii et ma ilmselt pean minema mingi aeg siis neid ümber tegema, sest et ma olen juba küünetehnikutega ka rääkinud ja kui ta on ikkagi ehitatud nagu täiesti üles, siis mu enda küüneplaat ju kui ta hakkab välja kasvama, tõmmatakse ka ülesse kuskile, kuhu ta üldse ei tohiks minna, Et ma lasen need ilmselt ümber teha, sest et ma ei saa nendega nagu mitte midagi teha, ma ei saa nendega absoluutselt olla. Mul on nii ebamugav ja kuna nad on niimoodi nurgaga üles ka, siis mul on siuke tunne, et kohe, kui ma kuskile vastu käin, siis need lähevad lihtsalt nagu tagurpidi. Aga muidu iseenesest nagu disain on ilus, aga meil oli küünetehnikuga lihtsalt keelabarjäär ja ei saanud üksteisest 100% aru, Nii et seekord teen ma siis selliste küüntega. Ja igal tehnikul oma käekiri kellele kuidas meeldib teha, kes kuidas õppinud. Aga oleks see lihtsalt selle asja, mille ta mulle siia pani, kuidas ta neid kasvatas, oleks ta selle nurga lihtsalt allapoole teinud, oleks kõik olnud fine. Nagu siuke easy fix, Aga whatever. Me tegelikult siis käisime täna spaas, me käisime veespaas ja pärast seda käisime Vapis söömas. Me pole hästi ammu midagi kõik koos teinud, sest et meie elu on siin üsna kaootiline olnud. Ja mees oli eile kella 8:30 õhtul jõudis koju alles koolist. Et Peili isegi ei näinud teda sisuliselt eile. Ja me mõtlesime, et teeme siis ühe toreda päeva, nii et käisime spaas sulistamas, Peilil oli täiega tore. Nüüd tulingi teile oma küüne-update'i tegema ja mõtlesin sellise asja peale ka, et meil oli siin vahepeal mitu arsti aega. Nii naistearst, kes on spetsialiseerunud katkemistele ja geneetiku vastuvõtt ka, kuhu meid siis saadeti ja viljatusarsti vastuvõtt ka ITK-s, et ühesõnaga väga palju erinevaid vastuvõtusid. Ja minu jaoks on see kõik väga põnev, aga ma ei tea, kas teie jaoks on ka. Seega te võiksite mulle teada anda kommentaarides, kas see on miski, mis teid üldse huvitab, see meie nii-öelda teekond beebini või pigem mitte. Et mulle endale nagu meeldib jagada, aga samas, kui see nagu üldse huvitav pole, siis
et ühesõnaga ootan teie arvamust ka selle koha pealt, et siis ma saaksin teha nagu täitsa eraldi video, sest ma ei ole praegu mitte midagi selle kohta jaganud, sest mul on olnud vaja endal seedida seda kõike, mis ma kuulnud olen ja kõiki vastuseid ju me ei tea ka veel niikuinii, et noh, see on siuke keeruline. Aga kuna see video on siin juba väga mitmepäevaseks veninud, siis ma arvan, et ma siit hetkel lõpetan selle ära. Kui sulle meeldis see video, siis jäta kindlasti like ja vajuta all seda punast subscribe nuppu. Ma loodan, et me kohtume sinuga juba õige pea järgmises videos. Tšau!